Tervist, mu kallid kaasmaalased ja ma olen siin mitu päeva juba hoogu võtnud ja täna leidsin hoo alguspunkti siis ülesse, et asuda teele ja natukene siis jagada seda maailma, mis minu sees on, sest ma näen, et see on mulle endale oluline, et ma saaks väljendada seda, mis toimub ja mis nii-öelda sõnumid minuni siis jõuavad ja see on olnud tegelikult pikemat aega minu sees, et nii-öelda jagada siis mingeid eluseiklusi, taipamisi, muudatusi ja mingil määral ma ka neid teen. Ja olen vahepeal selle poolikuks jätnud ja siis saad aru, et see tuleb järjest kogu aeg nagu tagasi, sest see on järelikult see, kus ma ei pea, aga kus ma tahan siis rohkem jagada ja infot siis edastada. Et see on nagu minu vajadus. Muidu see jääb kõik sisse ja jääbki nii-öelda mõtte tasandile. Ja täna mõtlen, et mis tahab läbi tulla või mis ma tahan täna edasi anda. Võib-olla kõige lihtsamal moel seda, et kuidas hakata siis ennast tähele panema ja kuidas on võimalik siis elada oma elu nii, et sul on konstantselt ikkagi selline nagu rahuseisund, et välismaailm ei tõmba ega lükka sind. Seda muidugi toimub, aga vähem ja ma ei reageeri sellele, vaid ma panen tähele, mis siis minu sees toimub ja ma töötan siis selle enda sees läbi ja ma isegi ei tööta, vaid ma lasen selle endast läbi. Sest kui see kinni jääb, siis see hakkab põhjustama erinevaid vaegusi, füüsilisi siis valusid või pingeid või mingeid asju. Ja kuidas see siis alguse sai, et ma selle nii-öelda avastasin, et kuidas üldse siis see kehaline nagu toimib või need emotsioonid, tunded sees, sest me oleme juhitud kogu aeg, kui me ei ole teadlikud, mis meie sees nagu toimub, kui on pidev ärevus või selline mingi olek on selline, et kogu aeg on kuhugi kiire või mingid asjad ja et ei saa nagu rahus istuda või olla või ei saa rahus näiteks joonistada või millegiga hetkes nagu tegeleda või mis iganes sulle meeldib, kogu aeg on mingi mõte peas, et midagi kuskilt tuleb ja nüüd on nii ja naa aga need on kõik lood, need on kõik programmid, mis siis saab siis tegelikult lasta teele ja läbi selle tegelikult ka keha lõdvestub. Ja senimaani, kuni me siis tegelikult teeme oma päevaseid tegevusi nagu lõdvestunud olekus ja teeme ühe asja korraga ja ei pea mõtlema 10 asjale, kust midagi siis vaja või saada, vaid need langevad nagu siis infon, et ahah, okei, mul on seda vaja, siis ma teen seda. Mitte, et ma järgin mingit kindlat mustrit, vaid
minus tekib iseenda loomulik siis olemine, kuidas mina oma kehas ja kuidas mina toimin. Ja kuidas siis ma sinna jõudsin ikkagist läbi selle, et tuleb hakata tundma, mis kehas toimub, siis seda läbi tundma, siis ma ei pea kogu aeg nagu ka silma peal hoidma, et kuskil ennast poole siis tagasi nii-öelda sakutama või mingit sagedust kuskil tõstma või tegema, vaid ma lähen kogu aeg järjest lähemale oma loomulikule olemusele, loomulikule sagedusele, et ma ei pea silma peal hoidma, vaid ma pean tähele panema, et okei, oota, ma olen nüüd endast nagu väljas, endast väljas emotsioon või midagi ajab ja lähen ka endast välja. Aga et kuidas siis saad aru, et see ei ole minu, lasen minna ja töötan selle läbi, lasen läbi endast ja siis ta kaob ja seda kõike siis läbi hingamise, sest kunagi ma arvasin, et kui ma mõtlen enda peas kõik selgeks, et ma saan aru, kus need asjad tulnud on, et siis on nagu töö tehtud, et ma olen selle läbi töötanud, et siis on nagu ok. Aga ma saan aru, et kui ma seda kehaliselt läbi ei koge, läbi ei tunneta, siis tegelikult ma ei saa seda nii-öelda mõelda, et ma nüüd muudan selle ära või miks pärast ka mingid aformismid ja asjad ei toimi või need on nagu nii pika vinnaga, sest alus, vundament logiseb, seal ei ole nii-öelda seda olekut, seda tunnet, seal jookseb mingi muu asi. Ehk ei ole kooskõlas sellega, mis sul nii-öelda alateaduses jookseb, vaid see nii-öelda siis ma võingi endale lugusid jutustada peas, aga kui ma seda energeetiliselt kehas ära ei muuda, siis mitte midagi ei muutu või siis muutub hästi vähe ja see on igav. Ja mind lükkas sellele, et rohkem mis otsa vaadata muidugi see, et paar aastat tagasi jäin päris korralikult haigeks ja mitte selles suhtes haigeks, et täna ma näen, et iga haigus on nii-öelda, see on tegelikult tervenemine, aga siis sellele nagu ruumi anda, et miks ta nii-öelda tulnud on ja minul ta tõmbas nagu jalad kõik igatepidi alt ära, sõna otseses mõttes, et ma ei saanud liikuda võib-olla selline 200 meetrit ja higi lahmas lihtsalt ja julm nagu selline põletik kehas, kogu keha valutas üle keha ja lihtsalt oli halb olla ja vastik ja rõve ja pea kumises ja täismäng, selline korralik show, aga ma olin lihtsalt ennast siis eirand, ma ei olnud oma siis keha kuuland sellel moel, et mis ta päriselt nagu vajab ja lihtsalt non-stop töötanud, rassinud, igast eesmärke taga ajanud ja möllanud ja siis lõpuks enam ei jaksa keha üks hetk, kuigi mul on väga tugev keha antud siin, et siis läbi kogeda ja aga igal kehal on nagu piir, aga meil endal teadvusel või sellisel või vaimul meil ei ole nagu piiri, et me oleme lõputud. Aga siin maal olles siis meil on keha ka meie osa. Ja siis läbi selle ma kogesin hästi palju erinevaid tundeid ja emotsioone läbi, et kui sa ei saa liikuda ja sa oled nagu paigalseisus, aga muu ülejäänud maailm nagu liigub, siis kõik nüüd, et sa oled hiljaks jäänud kuhugi, sul on puudu, sa jääd maha, need kõik asjad nagu tulevad kihtidena välja, sest sa ei saa mitte midagi teha või mina ei saanud tol hetkel midagi teha.
ja siis need saavad nagu korda siis puhastatud, siis läbi lastud endast ja saad aru, et ahah, ma olen jumala õige koha peal, et jumal tänatud, et ma olen täna väga tänulik, et see kõik nagu tuli ja pani mind veel nagu tundlikumaks, tundma oma keha, mis siis kehas nagu toimub. Ja aru saama, kuidas see nagu toimetab. Ja las ma mõtlen, kust ma jätkan. Et võib-olla selle toon sisse, et me kõik oleme ülitundlikud või mina näen, aga me oleme lihtsalt selle tunnetuse kinni pannud. Või see mina usun, et kõik inimesed on võimelised tundma väga sügavaid kohti, aga tihtipeale me kõik ei jõua sinna, sest nad ei taha sinna vaadata ja see on ka okei, või me ise paneme selle tundlikkuse kinni endal ja ülitundlikkus, ma arvan, on kõige parem asi, mida mina näen, mida arendada, et kui ma tunnen absoluutselt kõike, mis nagu ümber toimub, aga sa saad aru, et ma ei pea laskma seda nagu endasse ja lõpuks see nagu ei mõjuta mind sellepärast, et ma tean, mis on, et kui ma olen need asjad nagu läbi töötanud, toimetanud, siis tegelikult see, mis teises inimeses toimub mu kõrval, see ei ole minu asi. Nagu tunnete emotsioonipõhiselt, ma olen hästi suur päästja olnud, tervet maailma tahtnud ära päästa ja sugulasi ja sõpru ja kõiki, et siis, aga tegelikult need olid ka nii-öelda et siis kõik nagu ajas segadusse, aga ma saan aru, et need on minu enda läbi kogemata tunded ja siis piirid on nagu paika panemata. Ja samas, kui ma selle tunde läbi tunnen, kogen, siis tegelikult see piir ise tekib, sest ma saan aru, et mina ei pea kellegile nii-öelda ruumi hoidma või kuidagi olema, vaid minu asi on olla endaga ordnungis ja siis teised häälestuvad ka enda nagu pilli järgi. Ehk mina töötan ka ainult ise endaga kogu aeg, kui minus midagi tuleb üles, midagi kerkib, ma toimetan sellega, et ma näen, et täna keegi ei vaja abi, me ise ka ei vaja abi, me oleme terved, aga lihtsalt me oleme nii palju võtnud erinevaid programme ja asju, tundeid, emotsioone enda sisse, mis me arvame, et on meie omad, aga me ei saa ka nendest nii-öelda, või see minu kogemus. Me ei saa neist nagu ka mööda hiilida, et me peame need siis kas läbi laskma endast, vabastama või siis aru saama ja siis selle nagu minema lasta, et me ei tööta enam nendega edasi. Aga tihtipeale see on nii mugav koht, kus siis nendega koos eksisteerida. Me oleme nendest tükk aega olnud ja tihtipeale me ei näegi neid. Ja oluline ongi see, et ma ise olen enda olemises, ma jälgin, mis minus toimub ja saan aru, et kõik, mis mu ümber on minu loodud, et kui midagi mind trigerdab, yes, thank God, toimetame, puhastame ja siis jälle ma ei loo enam seda sama nii-öelda mustrit endale. Et alguses on see vastik, valus, ebameeldiv, aga saad aru, et muud varianti ei ole lihtsalt. Minul vähemalt nii on, et kui kogu aeg nagu siis edasi toimetada. Ja sest teiselt poolt see on väga nii-öelda mis siis öelda, väga nii-öelda kingitusi pakkuv, sellepärast, et ma enam ei sõltu nagu nii palju teistest ja ma ei käivitu ja
ja igaüks vastutab enda eest, ehk mina vastutan oma elu eest ja teised vastutavad enda eest ja mida rohkem mina vastutust võtan, siis seda rohkem saavad ka teised võtta ja mina saan olla fokusseeritud enda elu peale. Ja muidugi on elu kogu aeg käib ja see on lõputu nagu kasvamine. Nagu mingil hetkel saab suurem sitt nagu riisutud ja siis saab seal sita peal lilled kasvama hakata. Ehk on rahu, on rõõm, on kohalolu, on elu nauding ja on teistsugune kasvamine, nii-öelda, kui saab öelda, et ja saab teha neid asju, mis siis nagu täidavad teistmoodi. Ma ei tee enam puudusest, ma ei tee enam vajadusest tõestada kellegile, ma ei võrdle, ma ei võistle ja siis kaob ka elust igasugune draama ja erinevad suhted muutuvad, inimesed muutuvad läbi selle, et ma ise olen muutunud, et see on väga põnev. Ehk võt. Ja mis aitab mind iga päev või millega ma siis nagu tegelen, on see sama nagu hingamine igas tegevuses. Ma kogu aeg jälgin, mitte kogu aeg, aga enamasti, kuidas ma hingan, kuidas ma olen, ma kuulan loodust, vaatan, kuidas mu kehas erinevad asjad on ja oluline on keha nagu liikuda ja kuuletuda, et kui on paus, siis puhkan, kui on energiat, siis teen ja et alati ma olen õigel ajal õiges kohas. Ma ei saa kunagi midagi nii-öelda valesti teha. Ja kui ma seda tean, siis tegelikult muud mitte midagi ei loe ja siis on tegelikult minu enda nagu vastutus ja minu enda liikumine, et kui kiiresti ma liigun, kui palju ma siis mingeid asju teen siis nii-öelda endale, vahest muidugi teisi asju ka teistele, lõpuks teed ikkagist endale, aga palju see nagu ajakasutus on, et kuidas, kuhu ma siis oma tähelepanu suunan. Sest vahepeal ka mina kaon kuhugi ära ja see on loomulik ja see õpetab mulle jälle või näitab mulle, et kus ma siis saan issand Opadiin, ole lahke. Sellist nalja ma pole näinud. Aigur tuleb puu otsa siia praegu. Tavai. Võt sellised asjad nagu sa näed lindu ja see pakub sulle nii suurt rahulolu ja rõõmu või mõni mesilane või linnulaul. Et need väiksed asjad, et see ei ole nagu enesest mõistetav, et lind tuleb ja istub. Vau. See täitsa lõpp. Vaata nüüd. Täiesti müstikana. Ja võt, et läbi tundmise, lõpetuseks, läbi tunda kõik, mis on su ümber ja mis su sees ja siis see nagu tundlikkus kogu aeg nagu sügavneb ja elu läheb sügavamaks ja siis need väiksed hetked, need muutuvad suurteks ja see on nagu iga hetk on väga, saad võtta, et väga maagilisena ja kogu aeg on mingi võlu. Võt. Nii et siuke tutvustav väike video siia minust, väike mõni teekonna jupike ja eks ma siis vaikselt avan
veel, mis mul mõttest tuleb ja võtan teema käsitlusi võib-olla teistpidi sisse, et kus see võis hetkel olla päris kaootiline igalt poolt natukene, aga kuskilt tuleb alustada ja siis teemati minna ja vaatame, kuhu see tee viib. Et ma ei tea ka täpselt, aga ma tean, et see on see, mis praegu tuleb, mida tuleb teha ja tuleb jagada enda siis kogetut, sest seda on. ja mõnusat päikselist teed ja see ka, et kuulatada iseennast, et me ise teame kõike juba. Meil ei ole vaja kuskilt midagi lisaks. Kui muidugi tõmme tuleb, jaa. Aga meie sees on kõik olemas. Nii et tšau, pakaa.